Tapas on Moskva patriarhaadi kirik, järgmine preester, kes sinna läks, kes minu teada on seal praeguseni, Vadim Kodunov, ka oma intervjuudes ta ei ole kõnelenud sellest, et ta oli KGB operatiivvolinik ajavahemikul 88–91. Siin on kaks Põhjamaad, eks ole, Norra ja Rootsi. Haakonsverni sõjaväebaas või mereväebaas, mis on Norra suurim sõjaväebaas, asub lahes, baasi vastas kaldale, otsustas Vene õigeusu kirik, et ta ehitab sinna oma kiriku. Kas kiriku ehitamisele mingid piirangud on? Tähendab, lähed kohalikku omavalitsusse ja soovid kirikut ehitada. Ja just sõjaväebaasi vastu. No ilus looduskaunis koht. Kas ilusesse looduskaunisse kohta ei võiks see on halb luuramine ju? Ei ole, sest kirik on pühakoda ja sellel ei ole luurega mingit pistmist. Meil on lihtsalt kõrge torn. Ei no jah, aga ma mõtlen, et põhimõtteliselt see on ju nii läbinähtav. No ja siis? Äkki hea lähedal pealt kuulata. Mu küsimus on, no ja siis keelatud ei ole. No, ei pea, tähendab, saad binokliga vaadata. Teine hea näide on see Westerossi kiriku lugu. See on see parempoolne seal. Jah, kus tekitas ka palju küsimusi. No, ja seda on France 24 suhteliselt laialt siin möödunud aastal käsitles oma uudisloos või uudislugudes. Täpselt samamoodi Moskva patriarhaat tahtis ehitada kirikut. Miks sinna, aga miks mitte? Kohalik omavalitsus, nii nagu uudislugudest on võimalik seda lugeda, Rootsi julgeolekuasutus ütles, et äkki ei annaks seda ehitusluba sinna. Nimelt kiviviske kaugusel põhimõtteliselt asub Rootsi kõige pikema maandumisrajaga lennuväli. No, aga kohalik omavalitsus ütles, et aga meil ei ole mingit alust keelduda, sellepärast, et nad tahavad ehitada sinna kirikut. Ja siis see luba anti, kirik ehitati, kirikule ehitati ümber metallvõrkaed, pandi üles valvekaamerad, külalisi eriti sisse ei lasta, aga kas see on keelatud? Ei ole ju. No, tähendab, et see ongi nagu, et kui küsida, et miks Eestis midagi ei ole tehtud, aga kas see on midagi keelatud? Ja kas sellesse saab kuidagi sekkuda? No Vasknarvas on Vene piirist kirik paksumüüridega, et mida seal tehakse, eks ju? Jah, selle kohta 90. aastatel räägiti, et tehakse nii mõndagi, aga midagi ei juhtunud sellega seoses. Kõige hullemad ootused jäid teostumata. Aga ütleme niimoodi, kõik ütlevad, et selle sama Westerossi puhul või Haakonsverni puhul tegemist on Vene luuretegevusega, aga kuna tegemist on kirikuga, siis räägime siin usuvabadusest ja usu praktiseerimisest. Kes saab seda meile keelata? Meil lihtsalt meeldivad looduskaunid kohad. Ja näide, eks ole, siin samas, rääkides looduskaunitest kohtadest, see on meil siin samas Eestis. Täiesti tavaline väike linnakene, millel nimeks Tapa. Tapas on Moskva patriarhaadi kirik. Kas selles on midagi halba? Ei ole ju. Tähendab, kirikuid võib olla igal pool. See, et Tapa on ühtlasi kõige suurem kaitseväe sõjaväeobjekt, eks ole, kus on liitlasväed ja nii edasi, see on lihtsalt täiesti sekundaarne. Miks nii? 90. aastatel, kui ka kirikuvaraga tegeleti, siis ei olnud Tapa veel selline linn. Kui me vaatame, millised vaimulikud Tapal on teeninud ja milline on olnud nende karjäär, siis kuni aastani 2015 oli seal preestriks Roman Tšurkan, kes arusaamatutel põhjustel aastal 2015 pärast Krimmi annekteerimist Venemaa poolt suunati tööle Krimmi, kus ta tegeleb kinnipeetavatega. Et
noh, tõenäoliselt täiesti juhuslik, aga miks nii? Järgmine preester, kes sinna läks, kes minu teada on seal praeguseni, Vadim Kodunov, tema puhul, kui vaadata Riigi Teatajat, siis Riigi Teataja aastal 1999 Kaitsepolitseiamet avaldas ju KGB töötajate nimekirju, kes ennast üles ei andnud või kes ei teavitanud oma koostööst Nõukogude Liidu julgeolekuasutusega, siis Kodunov, kes räägib küll sellest, kuidas ta oli sadamateenistuse, kuidas ta on meremees, aga oma intervjuudes ta ei ole kõnelenud sellest, et ta oli KGB operatiivvolinik ajavahemikul 88–91. Kas sinna saab midagi teha, kas see on midagi ette heita? No, äkki on meeleparanduse inimene teinud läbi? Täpselt. See on täpselt see samamoodi, et siin tulevad need religiooni, ka need imelised momendid, siis aga inimene muutus. Või see, et Maardu piiskop on endine Nõukogude Liidu ohvitser. Lihtsalt ju inimene muutus. See on nagu muster. Siin võib nagu küsida, kas see on muster või see on nagu juhuslik. Kes seda teab, eks ole? Ja see ongi nagu see koht, kus me läheme selle religioon, et ta on nagu ikka mitmetähenduslik, aga ta on ka siuke, sinna alla on võimalik nii-öelda ma julgeks öelda, on võimalik paigutada erinevaid asju ja erinevaid inimesi. Ja selle sama Euroopa konteksti puhul jättes siin nüüd Norra-Rootsi Tapa kõrvale, tõenäoliselt sellise omamoodi tänapäeva või siis Nõukogude järgse Venemaa luuretegevuse ja kiriku põimumise esimene pääsuke, mis ehitati uue hoonena, oli siis Pariisis olev õigeusu kirik, mis 2016 lahti tehti. Kas selles on midagi imelikku, et ehitatakse kirikut kusagile? Ei ole. Kas selles on midagi imelikku, et see ehitatakse valitsushoonete ja presidendipalee lähedusse? Ka ju otseselt ei ole, kui selleks luba antakse. Hooneid võib ehitada igale poole. Samal ajal hakati rääkima üha enam sellest, et tegemist ei ole mitte ainult õigeusu kiriku ja kultuurikeskusega, vaid ka Vene Föderatsiooni signaalluurekeskusega. Et kui keegi sinna kirikusse peaks minema, sinna sisenemine on see turvatus on muljetavaldav. Toimib täiesti nagu kirikuna, seal on ka kultuurikeskus. Aga tähendab, kas seal on see lisakomponent või see on lihtsalt paranoia, mis on siin mul või mõnel muul inimesel? Positsioonid on ikka väga head, kas nad on siis, eks ole, strateegiliste objektide lähedal, eks ole, või siis lausa sümboliliste, nagu see Eiffeli torni, eks ole, lähedal ja meil Toompeast rääkimata. Juhtub. Või me võime küsida seda sama, et miks Lasnamäe kirik on Lasnamäel just selle koha peal, aga mitte kuskil mujal Lasnamäel, kus on nagu ilus vaade Tallinna lahele näiteks. Sisekaitseakadeemiale. Võib-olla veel mõnele objektile. Et need lihtsalt on, tähendab, et see on see teatud selline, ma julgeks öelda, teatud muster, mida me näeme. Kas seal saab nagu alati öelda, et mingit seadust on rikutud? See on palju keerulisem. Või tähendab see sama, et kui hoiatatakse, et olgu see Rootsi puhul, olgu see Prantsusmaa puhul, julgeolekuasutused ütlevad, et äkki ei peaks seda ehitusluba andma. Aga siis meil on ju nii head kultuurisuhted, et me tahaksime nagu see kultuurisuhteid nagu edendada ja sellist dialoogi edendada ja siis ju ehitatakse kirik ja siis muutuvad suhted palju paremaks ja seda lugu võib ka alati kõrvale rääkida. Nii, kui Euroopas edasi vaadata, mis seal veel silma on hakanud? Moldova valimistesse sekkumist sai siin kirjeldatud, et ja seal üks kõrge vaimulik sai ka trahvi, sellepärast, et kirik ei tohi valimistesse sekkuda, aga tema siis tegi konkreetselt ühe Kremli-meelse poliitikule valimisreklaami. Väga halb luuretegevus, väga halb mõjutustegevus. Jah, aga selle eest sai ainult natukene trahvi.
et selles mõttes ei midagi hirmsat. Esimesel korral läks läbi, teine kord Moldovas oldi teadlikumad, eks ole. Aga lihtsalt, et kui nagu vaadata seda mustrit, mis kordub, Vene õigeusu kirik korraldab Toompeal Nevski katedraalis koos Kremli-meelsetega palvuse, ehk see oli siis Aivo Petersoni ja Oleg Ivanovi ja sellele pandi piir, eks ole. See ei õnnestunud Eestis, aga see õnnestus Moldovas. Ja kui ei oleks võib-olla ka Eestis nagu sellist tähelepanu see pälvinud, siis ei oleks tulnud öelda, me langesime provokatsiooni ohvriks. Tähendab, kui mõelda nüüd Petersoni peale, kes on meil riigireetmise eest süüdi mõistetud, siis ja Jevgeni, kes on julgeolekukaalutlustel, tema elamisluba ei ole pikendatud, siis mis provokatsiooni ohvriks siis nagu satuti, tähendab, aga see oli ilmselt nagu see esimene hea põhjendus. Mida veel, kui me seda Euroopa konteksti vaatame, Ukraina sõjapõgenikud on, tähendab, üks, kellega kindlasti tasub väljaspool tööd teha, on siin Soome näide, kus siis saabus Vene preester, kes ütles, et ta saaks ukrainlaste Ukraina sõjapõgenikega töötada. Ta tuli Tel Avivist, mitte Moskvast, vaid Tel Avivist. Pärast selgus küll, et ta tuli nagu Moskva, Tel Aviv, Helsingi, tähendab, nagu lendas nagu korraks sealt läbi. Ja siis asus seda tööd tegema ja Ukraina sõjapõgenike seas siis hakkas tulema nagu kirikule seda signaali Soome õigeusu kirikule, et see preester, kes meiega on, tähendab, ta räägib nagu imelikku juttu, tähendab, ei tea kes, eks ole, me oleme kõik rahu poolt, tähendab sellist tavapärast, nii nagu see oli see sõna, zamirki, tähendab, tahate rahu poolt. Ja muid momente veel, siis selgus, et mees ei oska ukraina keelt ka tegelikult, aga siis ta ütles, et aga tähendab ukrainlastega rääkimiseks ei peagi ukraina keelt oskama, sest nad räägivad ju ka vene keeles kõik. Ja siis, kui see kõik nagu avaldus, siis ta sellest ülesandest taandati. Kas ta tegi midagi vale või tähendab, see on jällegi see, et kas saab nagu talle öelda mingi rikkumine aset leidis või tähendab ta lihtsalt või kui me vaatame siin, mida on hoiatatud sellises rahvusvahelises tasandil. Siin siis Euroopa institutsioonides. Moldovas kiusatakse Vene õigeusu kirikut taga. Ja sinna lisandub, tähendab, see on tavapäraselt, see nimekiri on tänapäeval siis Moldova, Ukraina, Eesti, Bulgaaria äkki ka või? Tähendab, et on nagu riigid, kus meisse halvasti suhtutakse. Viimane suur uudis Rootsist oli see, kui Valgevene nunnad käisid siis jõuluturgudel asju müümas. Rootslased siis väidavad seda, et tegemist on GRU sidemetega kloostriga, kes käisid jällegi sellist sõbralikke suhteid arendamas siis Rootsi usumaailmas. Et see on see pilt, millega me kokku puutume siin Euroopa kontekstis ja lihtsalt vaadates võib-olla korraks tulles nagu Euroopast Eestisse, et tulles tagasi selle Aleksandr Nevski kiriku juurde, et ühelt poolt on ta otse patriarhile alluv kogudus või kirik, siis ta on omakorda sellesse kirikusse kuuluv kogudus ja siis on ta veel oma põhikirja järgi Moskva patriarhaadi ametlik esindus Eestis, mis siis asub Riigikogu vastas. Et selline moment tal on. Rääkides sellest Toompeast, Kuremäe nunnadest, selle kohta võib öelda, et see oli selline imeline infooperatsioon, mis siin möödunud aastal aset leidis, kui korraga olid Kuremäe nunnad Riigikogu ees ja tahtsid üle anda oma petitsiooni, et kirikute koguduste seadust ei menetletaks. Kohal olid ajakirjanikud, üks pressifoto või tähendab üks fotodest valiti aasta pressifotoks. Kõik teadsid, et nunnad tulevad, välja arvatud Riigikogu, kellele sellest ei olnud teavitatud. Sest et kui ju Riigikogu, me ju kõik hästi teame, et kui me Riigikogusse läheme, siis meid lastakse kohe sealt uksest edasi ja igale poole, kuhu me ainult tahame minna. Nali, eks ole, tähendab, selleks meil peab olema keegi, kes meid vastu võtab, selleks tuleb ennast registreerida, kui lihtsalt lähevad nunnad uksest sisse siia, ütlevad, et nad tahavad
ma ei tea, Riigikogu spiikeriga kõnelda, siis noh, niisama nipsust see enamasti siiski ei juhtu ja siis me saame omakorda näidata seda, kuidas on taga kiusatud nunnasid, keda isegi Riigikogu vastu ei võta. Ja noh, vaadates kogu seda pilti, siin on meil teine nunn. Tähendab, kas nunnad on midagi halba? Ei ole midagi halba. Nunnad tekitavad meil teatud emotsioone. Ma tihti peale öelnud, et noh, väiksed lapsed, eks ole, kassid, nunnad, tekitavad sellise teatud kaastunde või noh, selline positiivset emotsiooni. Tähendab, nad on ju, noh, kas nunnades on mingit ohtu? No ma ei tea, kas nunnades on mingit ohtu, kõik nunnad ei ole väga vanad, nende seas on ka nooremaid, nii nagu ka siin mõlema pildi peal näha. See Venemaa sõjavormis nunn on üks nendest, kes siis kelle elamisluba tühistati. Tegemist on siis õde või ema Juvenaliaga ehk Elvira Koroljevaga, Valgevenes sündinud inimesega, kes tuli Eestisse, kellest sai nunn, kes oli siis Narva piiskopkonna juures teenis. Üks nendest nunnadest oli ka Pühtitsasse tulnud nii-öelda oma karjääris, kes siis see ema Juvenalia on siis meil siin või Juvenalia on meil siis siin kusagil Ukraina rindel oma vormis. Ees on tal silt siis Matuška lihtsalt, et ei ole nime ega numbrit, vaid on lihtsalt Matuška. Et see on see pilt, et kui me räägime sellest mustrist või tähendab nendest probleemidest, mis sellega on. Et väga lihtne on öelda, et kõik nunnad on rahumeelsed, midagi ei tee, eks ole, samal ajal kogutakse Venemaal mingisuguseid varasid, mida sõjaväel tarvis läheb või käiakse seda välismaal tegemas või valmistatakse kaitsevõrke või midagi muud taolist, et lihtne on jätta seda muljet. Aga see tegelikkus on mõnikord hoopis teistsugune. Aga see jällegi, see ei tähenda, et kui ma siin räägin ka nagu sellest Vene õigusuga seotud nagu probleemidest, siis kindlasti ei saa seda öelda niimoodi, et kõik inimesed, kes seal kirikus käivad või sellega seotud on kuidagi ohtlikud. Ei, seda kindlasti mitte. Aga see struktuur on ohtlik. Need administratiivsed seosed, need alluvussuhted, see on see ohuallikas.